Karl Paju, sina oled uus ja noor nägu siin Toronto eestlaste kogukonnas ja Peetri kiriku ees. Et kust sa õieti siia välja ilmusid? See sai alguse tegelikult juba peaaegu et aasta tagasi möödunud sügisel, kui peapiiskop käis siin samuses kirikus, siis nad hakkasid nõukogu esimehega arutama, et võiks mingisuguse nii-öelda vahetusprogrammi luua, kus siis tuleks keegi nooremapoolne Eestist ja oleks siin nii-öelda praktikal vähemalt aasta ja siis vaadatakse edasi. Ja minul oli see au ja privileeg langeda selleks välja valituks, kes siis siia saadeti nii-öelda. For our English-speaking viewers, õpetaja Karl Paju, you are a young and new face in Toronto Estonian community and in front of St. Peter's congregation. How did it come about that you are here? Roughly a year ago, the Archbishop of Estonia came and visited this congregation, and he and the head of the congregation had a talk, and they were interested in starting a new program where they would send somebody youngish. You can't really find very young people, but anybody who's a little bit younger to come here and be an intern, do internship basically for a year. And if things work out, everybody's on board. Maybe it will be lengthened, or at least this will become a regular thing where they will every year or two send somebody over here. So I was the one that happened to, be the first option, thankfully and luckily. Kas sa, eks ole, lõpetasid või oled praegu oma õpingutega tegeled, et kas sind tohib üldse õpetajaks praegu kutsuda või mis see õige termin sinusuguse staatuse puhul praegu on? Kõige lihtsam oleks mind lihtsalt teoloogiks kutsuda, sest see paber on mul nüüd käes, et ma just mõni nädal tagasi lõpetasin just bakalaureuse kraadi Tartu Ülikoolis usuteaduskonnas, nii et kõige kindlam, et siis ei teki segadust, praegu võib teoloog öelda. Kas siin olid mingisuguseid plaane ka, et sa lähed õpid edasi Torontos veel magistrikraadiga või jääd sa selle Tartu Ülikooli kraadiga? Just nii, et sügisest alustan õpinguid siin siis Wycliffe College'is, mis kuulub siis the University of Toronto alla ja teen oma magistrikraadile otsa vähemalt teen seal lahti. Kas ma siin lõpetan, see on veel ebaselge võimalusel, kui kogudusele sobib, et ma saan kauemaks jääda ja kooliga on kõik tipp-topp, et siis on see on võimalik, et niimoodi lähevad asjad. No, Eesti on üks võib-olla kõige ateistlikumaid riike maailmas. Et kuidas üks noor inimene Eestis otsustab, et ta tahab usuteadust minna õppima ja võib-olla, et tahab oma tuleviku siduda kiriku õpetajana? Et kuidas selline otsus sinu peas sündis? Eestis täpselt nii ongi, et hästi jumalavaene maa. Noored üldiselt, kes lähevad usuteaduskonda, lähevad puhtalt uudishimust või lähevad aastat parajaks tegema, kellel on sõjaväeteenistus, kes tahab kuhugi mujale kooli saada. See kõlab väga küüniliselt, aga see paraku on meil reaalsus. Mina sattusin sinna sellepärast, et ma jõudsin Jumala juurde ja inimesed jõuavad Jumala juurde ikka tihtipeale siis, kui neil on kriis. Ja see kriis oli siis minu jaoks pandeemia ajal, kus oli see murdumispunkt. Ja ma ei olnud ise ka väga veendunud, aga mul tekkis väga sügav kindel tunne, et ma pean selles suunas liikuma ja ma leidsin, et kui ei teki mingisuguseid erakordseid takistusi, siis asi on õige. Ja mitte ainult ei tekkinud takistusi, vaid olid pidevalt sündmused, mis kannustasid mind ja julgustasid mind sellel teel püsimas ja seda teed jätkamast. Ja nii lihtne see oligi. Mingisugust sellist road to Damascus kogemust mul ei olnud, see lihtsalt oli step by step ja aina kindlamaks muutus minu usk ja minu veendumus, et see on minu õige suund. No ennem kui sa siia Torontosse jõudsid, mida sa teadsid Toronto Eesti kogukonnast ja kas, kui sa siia jõudsid, kas midagi üllatas sind olles, sa oled nüüd vist 6 aega umbes olnud või nii siin olnud, kas midagi üllatas, et mida sa teadsid varem sellest ja kas midagi üllatas? Ma teadsin, et Torontos oli üks suurimaid eestlaste kogukondi Põhja-Ameerikas vähemalt. Ma teadsin, et siin on mitu kirikut ja ma teadsin, et üldiselt siin inimesi valdab sama probleem kirikutega, et kirikus on inimesi vähe ja reeglina kõrgemast east.
kui ma siia tulin, siis ma ei uskunud seda, et inimesed on päriselt ka nii meeldivad ja lahked. Et ma mõtlesin, et see on selline klišee või üle pingutatud, üle paisutatud stereotüüp, aga see päriselt nii oligi, et uskumatult soojalt on mind siin vastu, vaid uskumatult soojalt. Ma tõesti pean rõhutama seda. Jah, see on fantastiline kogemus olnud siiamaani, siiralt on. Nüüd natukene isiklikuma poole pealt küsida, et viimane nädal on Torontos väga palav olnud ja niiske, et kuidas üks Eestist tulnud poiss sellega on hakkama saanud? Kui ma siia esimestel päevadel jõudsin, siis ma ütlesin, et kas see ongi tavaline suvi teil, et siis oli veel selline 25-26, hästi kuiv, täielik paradiis, fantastiline. Ja siis tulid see heat wave ja siis ma sain aru, et siin on täpselt nagu kodus, et kodused suved on väga niisked ja lämbed ja siin on praegu täpselt samamoodi. Aga saab hakkama sellepärast, et siin on praktiliselt igas hoones on AC, konditsioneer, eks ole, mis kodumaal on võrdlemisi hõre nähtus või harv nähtus, nii et it's fine, you can live here, it's a good place to live. Kas on sul on aega Toronto linnas siin ringi ka vaadata, et oled sa CN Toweris käinud juba või oled sa mõnda huvitaval kontserdil käinud või kuskil kohas, mis sind on huvitanud? Nüüd need sellised vaatamisväärsused, see on nüüd week 2, et week 1 on olnud selline kirikuga seotud töö, inimestega tutvumine, hästi palju linna peal avastamist ise, see on olnud põnev. Aga sellised asjad nagu Niagara Falls, CN Tower, need tulevad järgmine nädal. Väga ootan seda, aga üldiselt mulle avaldab muljet, kui lihtne on siin linnas ringi liikuda. Ometi ta on nii massiivne, siis kõik on loogiline, kõik on lihtne. Ei ole neid vanu kiinukäänulisi Euroopa teid, vaid kõik on... Et selles mõttes on lihtsalt, võtadki kätte, astud uksest välja, paned mingis suunas minema ja see sisustab terve päeva ära, see on väga vahva. Kuidas nüüd on suveks praegu jumalateenistusi siin Peetri kirikus ei toimu, need hakkavad septembrikuus uuesti pihta, kas sa lähed selleks ajaks, oled sa suvel tagasi Eestis või oled sa suvel terve aeg siin? Jah, nüüd nädala pärast lähen tagasi Eestisse, terve suve olen Eestis, seal on tööd hästi palju, sest seal vaimulikud tahavad puhata ja siis ma asendan väga mitut õpetajat. Aga sügisest, kas siis olgu see augusti lõpp või septembri täiesti algus, täpselt veel ei tea, on kindel plaan tagasi tulla, jah. No aitäh ja palju edu! Aitäh teile!